kui sõda tuli tagasi Eesti pinnale, siis vanemad tegid otsuse, et vajaduse korral põgenevad Soome või Rootsi või kui teist kohta ei leia, siis isegi Saksamaale. Muidugi nad pakkisid kõik asjad valmis, et hobuse vankri peale saaks panna need asjad, mis kaasa taheti võtta. Need asjad, millel vähegi väärtust oli ja mida kaasa ei võetud, need said maetud aeda sõstrapõõsaste ja õunapuude vahele. Ja võib-olla on praegu veel seal. Igatahes, enne kui me päris hakkasime siis kodust minema, Rinne tuli lähemale, Tartu oli juba langenud ja siis perekond otsustas, et ema lastega peaks minema Tallinnasse sugulaste juurde varjule. Ja isa ja vanaema, need oleks siis järgi tulnud hiljem ja koos kraamiga muidugi. Aga juhtus nii, et 3 nädalat midagi ei juhtunud ja kõik olime nagu magama jäänud selles asjas ja järsku 17. septembril punased murdsid Tartu rindel läbi. Ja siis isa katkes ühendus ja me ei tea, mis temaga siis tegelikult juhtus. 20. septembril läks tädi ja täditütar laevaga Saksamaale. Samal päeval läksid need teised sugulased naaberkorterist siis nüüd-öelda Haapsalusse. Ja 3. sugulased, kes olid ka naaberkorteris, need teatasid, et nendel on luba, nad lähevad homme, see tähendab neljapäeval Saksamaale. Ema pidi üksinda jääma võõras linnas ja alguses küsis, et ma tulen ka kaasa. Kas saan? Muidugi ta ei saanud, sest tal ei olnud tuba. Aga järgmisel päeval, see on neljapäeval, siis enam lubasid ei küsitud. Keegi küsinud tuba, keegi küsinud registreerimist ega midagi, et laeva peale minna, inimesed lihtsalt läksid. Ma mäletan, me läksime esimesena mööda Moerost. See oli ilus laev ja suur ja mõtlesime, et proovime sinna minna, aga laeva lagi oli juba kuhjaga inimesi täis. Ja järjekord peale saamiseks oli kole pikk, 100 inimesi. Ja siis me läksime edasi, siis järgmine laev oli väike laev, see oli RO2. Sinna me ei tahtnud minna, me ei arvanud, et see Saksamaale jõuab tegelikult. Aga siis pärast seda kunagi tuli RO22 ja selle peale me läksime, see oli ka suur laev. Muidugi see oli ka täitsa täidetud. Ja ei olnud kusagil kajutisruumi, ei olnud isegi istekohta. Ja siis me olime seal nõutud laeva lael, sinna kogunes tegelikult 4-5 võib-olla pooltosinat perekonda, kõik lastega, kellel ei olnud kohta, kuhu maha istuda. Rääkimata veel, kuhu pikali heita. Ja siis tuli veel juurde sinna üks teine ema, kelle tütar oli haige ja ta vaatas seal ringi ja ütles, et taevakene, nii palju lapsi ei ole nendel kohta. Ja ta läks kohe laeva kapteni juurde ja nõudis lastele ruumi. Ja meile, nendele perekondadele siis väikeste lastega anti laeva eespool otsas üks väikene kajuti. Ja see tegelikult võib-olla päästis meid sellepärast, et järgmisel hommikul laev sai torpeedotabamusse Paldiski ligidal ja see torpeedotabamus oli tahapoole laeval, selle peakajutisse tegelikult. Ja ma ei tea, kas me selle peale ärkasime või olime juba varem üleval. See oli umbes kella 6 paiku hommikul. Selle torpeedotabamuste tagajärg oli see, et laev läks kallakile päris palju õieti. Ja siis soovitatigi, et kõik lähevad laeva laele ja sinna kõrgemale poole lähevad, et hoiaks laeva nagu sirgemalt. Laev põhja ei läinud muidugi. Ema oli kaunis aeglane, ta oli mures, et kui me laev läheb siiski põhja, et siis osa meist uppuvad ja teised ei uppu ja siis ta nagu mõtles, et võib-olla uppume kõik paremini juba. Aga me ei uppunud ja laev ei läinud põhja ka. Ja siis hakkasid jälle jutud tulema, et sõjarinne läheneb. Inimesed hakkasid kohe ära sõitma, ostsid rongipiletit ja
ja sõitsid lääne poole kogu aeg. Ema no liikumise luba pidi kõigil olema muidugi, ema võttis ka liikumise loa. Ja mõtles, et hakkab sõitma, aga ta ei julgenud, sellepärast et rongide peal ja raudteejaamades olid rahvamurrud ja tema kartis, et ta kaotab lapsed rahvamurrus. Lihtsalt ei julgenud. Ja siis tehti otsus, et lähme jala. Grupp saatis delegatsiooni linna väikseid lapsevankreid ja väikseid kaubavankreid kauplema. Ja siis umbes keskpäeval nad tulid vajaliku arvu vankritega tagasi ja siis muidugi kõik pidid ümber pakkima, sest igal ühel oli, meil ei olnud palju kraami, aga kõikidel teistel oli väga palju kraami kaasas ja vankritesse lihtsalt ei mahtunud. Meie grupis oli 50 inimest, nendest olid 23 olid lapsed, 22 olid naised, kellest võib-olla pool tosinat olid vanurid. See tähendab ma arvan, üle 55 ja 5 meest, kokku 50. Me hakkasime minema maanteed mööda, aga maanteel oli väga raske liikuda, sellepärast, et seal olid tohutud Vene sõjaväevoorid. Lausa kihutasid ja mõned üksikautod ka ja need vahepeal üksikautod proovisid nendest vooridest mööda minna ja siis me olime peaaegu kindlad, et meil otsa sõidetakse. Aga siis me läksime ühest linnast läbi, tolle linna nimi oli Oberleutensdorf. Praegu on ta Litvinov. Ja siis läksime veel ühest külast läbi ja siis maantee keeras põhja poole, aga meie grupijuhid otsustasid, et ei, me ei lähe sinna maantee peale, me läheme väiksemad teed mööda lääne suunas ja seal oli hulka vähem liiklust. Ja ainukene viga oli, et see tee oli nii vähe asustatud, et kui hakkas pimedaks minema, siis me olime veel mitme tunni kaugusel järgmisest külast, tegelikult poole päeva kaugusel. Ja siis me ööbisime, tolle esimese ööbisime ühes mahajäetud saeveskis, õieti saeveski kuuris. Liikumine oli kaunis raske, eriti pärast seda, kui me sellest väiksest külast hakkasime minema, siis võtsime suuna otse Erskipirgi mägede poole. Ja see esimene tee oli sillutamata, tee läks väga järsult üles, väikseid kivisid täis, tolmune ja seal oli väga raske üles minna. Ja siis, kui ema proovis ühest telefonipostist teiseni minna, siis pani kivi vankri ratta alla ja tõmbas hinge natuke ja siis proovis jälle järgmise postini minna. Sai ülesse, aga terve grupp tegelikult läks tükk aega ja siis puhkas. Läks ja puhkas. Ja nendel päevadel tegelikult, kus me niisugusest järskudest mägedest läksime ülesse, nendel päevadel me liikusime mõned kilomeetrid ainult. Võib-olla 5 kilomeetrit või nii, mitte rohkem. Siis jõudsime Ida-Saksamaa piirini. Muidugi Ida-Saksamaa piir Tšehhiga ei olnud mingisugune piir, seal oli lihtsalt silt üleval, et Ida-Saksamaa. Ei olnud piirivalvet, ei olnud mitte midagi. Ja läksime sealt läbi, teisel pool olid jälle suured mäed, orud. Me saime peaaegu igast mahajäetud talust, me saime kartuleid ja siis sai sooja kartulit süüa. Ja siis ühes kohas, ühes väiksemas linnas tehtigi ühepäevane peatus. Ja see oli vajalik peatus ka sellepärast, et seal sai igaüks ennast pesta. Ega muidu matkamise ajal palju pesta ei saanud. Ja pesu vajas pesta ka. Me jõudsime siis pika peale Ameerika tsooni lähedalle. See oli, ütleme nii, võib-olla 10-15 kilomeetri kaugusele. Jalamatk oli 200 kilomeetrit peaaegu täpselt ja matkapäevi oli 14. Üks vendadest, vanem vend oli haige ja tal avastati, et on bronhiit ja siis teda taheti saata sanatooriumisse. Aga ema ei lubanud, et ühte perekonnaliiget üksinda kuhugile saadetakse. Ei lubanud lihtsalt. Ja siis hakati uurima, kas on põhjust mõnda teist venda kaasa saata. Ja uuriti kõik läbi ja tuli välja, et kõiki pidi saatma. Ja siis meid saadetigi sinna väiksesse külakesse, mis oli Alpidel peaaegu nii lähedal, et sai katsuda. Sanatooriumisse me läksime siis 28. juunil ja peaaegu aasta hiljem, 25. juunil 1946 meid lasti sanatooriumist jälle välja. Ja siis me läksime rongiga Keislingeni. Keislingenis oli eestlaste suur laager, 4000 eestlast. Minul oli see laager
väga vaimustav oli nagu väike Eesti riik seal